Nüüdseks on möödas juba üle kuu operatsioonist Eepiline raev ning Iraani sõjaväge on tugevalt ja jõuliselt pommitatud, kuid riigi režiim pole veel võitlusest väljas ning hakkame jõudma punkti, kus tuleb küsida, mis saab selle kõige tulemusena. USA võib selle sammuga, mis hakkab nüüd paistma kui kaasaegse sõjaajaloo suurim riskantne käik, kas suurelt võita või kõik kaotada. Kas tuleb täielik edu või täielik läbikukkumine? Kumb neist juhtub? Me uurime mõlemat võimalust ja paljastame, et see, mis järgneb operatsioonile Eepiline raev, võib olla palju hullem, kui sa arvad. Aga mis siis saab, kui operatsioon Eepiline raev ei toimi? Raod hakkavad juba ilmnema Ameerika täieliku domineerimise fassaadis Iraani vastu. Ärge saage meist valesti aru, USA on endiselt tugevalt juhtpositsioonil, kui rääkida sellest, kui palju hävingut ta põhjustab. Kuid probleemid hakkavad ilmnema. Iraan on esmakordselt kinnitanud USA hävituslennuki allatulistamise, kuna nende hajutatud õhutõrje suutis oma õhuruumis alla tulistada F-15E Strike Eagle'i. Lennuk on kadunud, kuid piloodid jäid ellu, kuna USA suutis mõlemad päästa 48 tunni jooksul pärast seda, kui Iraan sai oma esimese hävituslennuki allatulistamise. Uid võib-olla kõige suurema mõra näitas USA president Donald Trump, kes pöördus 5. aprillil Truth Socialis Iraani režiimi poole ropusuuga tiraadiga. Teisipäev saab Iraanis olema nii elektrijaamade kui ka sildade päev, kõik ühes, midagi sellist pole varem olnud. Ava see kuradi väin, sa hull lollakas või elad põrgus. Lihtsalt vaata, möörgas Trump, mis oli segu ähvardusest ja kasvavast kannatamatusest, et operatsioon Eepiline raev ei too seda, mida Trump arvas, et see toob. Samuti on raske tõlgendada fraasi Allah olgu kiidetud, mille Trump oma tiraadi sisse viskas. Võib olla pilkav noot Iraani ja selle islamirežiimi suunas. Mis iganes see ka polnud, praod hakkavad ilmnema ja need paljastavad probleemi, mis mängib tohutut rolli operatsiooni Eepiline raev tulemuses, kui asjad ei lähe Ameerika jaoks soovitud viisil. Inimesed ei tea siiani tegelikult, mis selle operatsiooni eesmärk on ja kui asi puudutab Hormuzi väina, võib USA põhjustada rohkem kahju teistele riikidele kui Iraanile. Jõuame varsti selle väinani, kuid võidutingimuste osas on see olnud probleem juba sellest ajast, kui USA alustas oma operatsiooni Iraanis. Trumpi administratsioon ei ole välja kuulutanud ühtegi konkreetset võidutingimust. Pole isegi nimekirja, pole midagi, mis ütleks üheselt, mida operatsioon peaks saavutama, ja see tekitab kohe probleemi, mis võib viia USA pikaajalise konflikti kuristikku, kuid kogu maailma õhutulejõud ei aita neil võita. 26. märtsi artiklis rääkis väljaanne Times mitme USA senaatori esindajaga, kellest mitu tõid välja, et võit pole võimalik, ükskõik mis juhtub, kui selle võidu tingimused pole selgelt määratletud. Marylandi demokraatide senator Chris Van Hollen võttis kokku nende senatorite meeleolu, kellel on endiselt tõsiseid kahtlusi operatsiooni Eepiline raev suhtes. See on Trumpi enda valitud sõda. Me ei võida, me oleme vähem kaitstud, seega peaksime selle sõja lõpetama. Ja see, et inimesed peavad seda küsimust küsima, näitab lihtsalt seda, mida me oleme öelnud. Neil ei ole lõppeesmärki, neil ei ole plaani, neil ei ole edu definitsiooni. Ja see on sellepärast, et Trump on juba kahjuks pannud riigi suuremasse ohtu, ütles Van Hollen. Võib väita, et see on juba läbikukkumise, mitte edu tingimus. Veelgi suurem risk riigile, millel on Lähis-Idas vähemalt 19 sõjaväebaasi, on viimane asi, mida USA peaks tahtma tekitada. Need baasid peaksid piirkonnas jõudu näitama, kuid kui sõda Iraanis venib edasi ilma selgete eesmärkideta, on kõik need baasid ohus droonide, rakettide ja Iraani toetatud rühmituste tõttu Pärsia lahe piirkonnas. Selle riskiga kaasneb võimalus, et USA kaotab sõjaväelasi ja varustust väljaspool Iraani. Samuti tekib oht, et Pärsia lahe piirkond destabiliseerub veelgi enam kui enne operatsiooni Eepiline raev algust. Trump administratsioon on operatsiooni algusest peale esitanud ähmaseid eesmärke. 28. veebruari pöördumises rahva poole ütles Trump, et üheks eesmärgiks on hävitada nende raketid ja maatasa teha nende raketitööstus. USA on selles vallas edusamme teinud, kuid asjaolu, et Iraani rakette lastakse endiselt laheäärsete riikide pihta, näitab, et seda eesmärki pole saavutatud. Iraani raketilaskmised võivad olla vähenenud 80–90% alates operatsiooni algusest, kuid see ei tähenda palju sellistele laheäärsetele riikidele nagu Kuveit, mis pidi 5. aprillil toime tulema rünnakuga, mis sihtis nende vee- ja elektrijaamu. Teine võimalik eesmärk oleks takistada Iraanil tuumarelva hankimist. Seda pole veel juhtunud, sest rikastatud uraan, mis on režiimi võimalike võimete keskmes, asub endiselt Iraanis. Nad tulevad selle konkreetse teema juurde tagasi. Samuti on võimalikuks eesmärgiks Iraani õhu- ja mereväe hävitamine. Sõjalennukite ja sõjalaevade osas võiks USA selles valdkonnas ettevaatlikult väita, et missioon on täidetud.
Iraani õhuvägi pole sõja algusest peale olnud teguriks ning nende merevägi on kaotanud üle 100 laeva. Kuid isegi see ei ole tegelikult võidu tingimus. Iraani mereväe hävitamine ei lahenda kiirete paatide ja droonide probleemi, mida nad Hormuzi väinas kasutavad. See ongi USA jaoks tõeline probleem ning see on õudusstsenaariumi keskmes, kui operatsioon Eepiline raev ei lähe nii, nagu Trumpi administratsioon on plaaninud. Hormuzi väin on endiselt suletud pärast üle kuu kestnud Iraani mandriosa pommitamist, hoolimata Trumpi pidevatest ähvardustest. Nii et president ütles teisipäeval, et sõda on võidetud, aga ma ei usu, et saab sõda võidetuks nimetada seni, kuni Hormuzi väin on suletud, mis taga on. Ja seega, minu arvates, kuni Hormuzi väin pole mingil moel avatud, pole sõda võidetud, ütleb demokraatide senaator Mazie Hirono Hawaiilt ajakirjale Time. Ja kui selle väina avamine on nüüd eesmärk, siis see lihtsalt tähendab, et USA on saavutanud selle, mis oli juba olemas enne operatsiooni Eepiline raev algust. USA peab tõepoolest selle veetee taas avama. Nafta ja gaasi hinnad on pärast operatsiooni Eepiline raev algust hüppeliselt tõusnud ning pole märki, et need hakkaksid langema enne, kui Iraani blokaad lõpeb. Ausalt öeldes võivad hinnad veelgi tõusta. CBS News rääkis Nobeli preemiaga pärjatud majandusteadlase Paul Krugmaniga, kes ütles, kahjuks on need hirmutavad stsenaariumid väga tõenäolised. Pole sugugi raske rääkida $150 suurusest barreli hinnast ja ka $200 tõus pole sugugi hullumeelne. Viimane number oleks umbes 2 korda suurem kui praegu, ajal, mil nafta ja gaasi hinnad on sama kõrged kui 2022. aasta COVID-pandeemia ajal, kui esines palju tarneahela probleeme. Alates operatsiooni Eepiline raev algusest on nafta kogus, mis liigub läbi Hormuzi väina, langenud 20 miljonilt barrelilt päevas 4 miljonile. Ja kui sa mõistad, et 70% laevadest, mis väinast läbi pääsevad, kuuluvad Iraanile või on sellega seotud, hakkab tunduma, et selles sõja aspektis on ainult üks tõeline võitja. Ja see pole ainult nafta ja gaas. Väetised, väävel, metanool, grafiit, tooraine, alumiinium, heelium, glükool, rauamaak, teraspelletid ja rohelise vesiniku infrastruktuur peaksid kõik väina kaudu liikuma, nagu Maailma Majandusfoorum välja toob. Halvimal juhul, kui Iraani režiim hoiab Hormuzi väina suletuna, võib USA põhjustada ülemaailmse majanduskatastroofi. Mõned väidavad, et oleme selle katastroofi varajases staadiumis juba praegu, kuid kõige enam mõjutatud riigid on need, mis asuvad Iraanist väljaspool Pärsia lahe piirkonnas ja mis kõik sõltuvad Hormuzi väinast. Kuid praegu ei ole kaubandus nende suurim ühine probleem. Teine suur probleem, mille põhjustas operatsioon Eepiline raev, on see, et Iraan on lahe piirkonna kiusajast muutunud agressoriks, kes ründab laheriike. Me juba mainisime, mis juhtus Kuveitiga 5. aprillil. See on lihtsalt viimane rünnakute reas laheriikide vastu, mis on sihtinud kõike alates USA sõjaväebaasidest kuni energiarajatisteni. Kaosse seemned on olnud külvatud aastaid ja operatsioon Eepiline raev võis olla väetis, mis pani need idanema. Georgetowni rahvusvaheliste suhete ajakiri juhib sellele tähelepanu. Kuigi ajakiri märgib, et Iraani kollektiivsele laheriikidele osaks saanud vastus võib viia suurema koostööni, mis võiks lõpuks murda suure lahekiusaja, on probleemiks siiski Iraani toetatud rühmitused. Kaost ei põhjusta ainult Iraanist pärit raketid ja droonid. Iraagis tegutsevad Shia miilitsad, Liibanonis on Hezbollah, Jeemenis Hutid ning kogu Lahe- ja Lähis-Ida piirkonnas on palju väikseid rühmitusi, keda Iraan saab vajadusel appi kutsuda, isegi kui USA Iraani infrastruktuuri ründab. Neid väikseid rühmitusi on raske jälgida ja veelgi raskem kõrvaldada. 28. märtsil tõid mitmed laheriigid, sealhulgas Kuveit, Katar, Saudi Araabia, Bahrein, Jordaania ja Araabia Ühendemiraadid esile ja mõistsid hukka need käsilasrühmitused nende rolli eest Iraani vastuses operatsioonile Eepiline raev. Hukamõist ei halvasta neid rühmitusi. Ka pidevad õhurünnakud ei halvasta neid, sest need killustunud käsilasmiilitsad ei võitle tavapäraselt. Nad peidavad end ära, lasevad rünnakul mööduda ja viivad läbi omaette üksikuid rünnakuid. See on asümmeetriline strateegia, mida Iraan on aastakümneid arendanud. Samuti tasub märkida, et need on samasugused rühmitused, kes on USA-le varemgi palju probleeme põhjustanud, alates Vietnamist ja hiljem Iraagis ja Afganistani. Rääkides USA-st on veel üks aspekt halvimast stsenaariumist, mis mõjutab riiki praegu. Operatsioon Eepiline raev toob kaasa tohutud kulud nii rahaliselt kui ka varude mõttes, mis hakkavad juba tugevalt tunda andma. Aga enne kui sellesse süveneme, kui see on selline ülevaade, mida soovid rohkem näha, siis kindlasti telli The Military Show. Me analüüsime sõjaliste operatsioonide üksikasju igal nädalal. Kulud on veel üks murekoht Ameerika senaatorite ja esindajate seas, nagu toob välja Kentucky vabariiklasest esindaja James Comer selles loos. Ma ei ole välispoliitika ekspert. Mind huvitab rohkem, kuhu raha kulutatakse. See saab olema minu peamine tähelepanu Iraani puhul. Kuhu me oleme raha kulutanud? Kui palju see veel maksma läheb, küsib Comer. Need on head küsimused ja meil on ka mõned vihjed vastuse kohta.
The Guardian teatab, et operatsioon Eepiline raev oli USA-le 6. päevaks maksma läinud $12,7 miljardit. Selle video tegemise ajaks oli operatsioon kestnud 37 päeva. Eeldades, et kulutused on püsinud stabiilsena, mis pole sugugi kindel, tähendaks see, et USA on seni Iraanis kogunud $78,3 miljardi suuruse arve. Pole ime, et Valge Maja otsib heakskiitu täiendavale $200 miljardi suurusele sõjalisele rahastusele, et sõda jätkata, nagu BBC teatas 19. märtsil. Le Monde lisab, et Valge Maja taotleb ka Ameerika kaitse-eelarve 40% suurust tõusu, mis tõstaks aastased sõjalised kulutused $1,5 triljoni. Kuidas see raha kogutakse? Trumpi administratsiooni sõnul vähendatakse või kaotatakse woke'i, relvastatud ja raiskavaid programme ning osariikide ja kohalike omavalitsuste ülesannete tagastamisega vastavatele valitsustele. See säästaks ilmselt USA sõjaväele $73 miljardit, mida kulutada, kuigi isegi sellest ei piisa Valge Maja soovitud esialgse $200 miljardi katmiseks, rääkimata 40% kaitse-eelarve tõusust. Lisaage siia veel varude probleemid, kuna USA on operatsiooni Eepiline raev 16 päevaks kasutanud juba 11 294 laskemoona ja hakkab ilmnema tõsine probleem. See sõda võib USA-le maksma minna palju rohkem, kui see tegelikult väärt on. See oleks siis USA jaoks halb lõpp. Operatsioon Eepiline raev lõpeb ilma selgete eesmärkideta ja ükski neist, mida on põgusalt mainitud, ei saa saavutatud. Pärsia lahe piirkond jääb kaosesse. Iraan säilitab kontrolli Hormuzi väina üle ja võib selle igal ajal blokeerida. Ja USA on kulutanud kümneid, kui mitte $100 miljardeid, nõrgestades end samal ajal, sest varud, mida on kasutatud, võtavad aastaid, et taastada. See on üks võimalik tulemus. Ja just selle saab USA, kui kõrge riskiga operatsioon end ära ei tasu. Aga mis siis, kui USA-l õnnestub see saavutada? Midagi. Milline näeks võit tegelikult välja, arvestades eesmärkide seadmise probleemi, mis on tõstatatud alates operatsiooni Eepiline raev algusest? Võib-olla võiksime hakata ütlema, et operatsioon on end ära tasunud, kui Iraani kontrolliv režiim muutub selliseks, mis on nii USA-le sõbralikum, kui ka Iraani rahva suhtes vähem repressiivne. Mitmed poliitikud, kellega Times rääkis, kirjeldasid seda kui head võidutingimust, sealhulgas Texase vabariiklasest senaator Ted Cruz, kes ütles, et režiimi kokkuvarisemine ja olukord, kus Iraani ei juhi enam islamistlikud radikaalid, kes tahavad ameeriklasi tappa, oleks osa Ameerika parimast stsenaariumist. Temaga ühines senaator Tommy Tuberville, kes on samuti vabariiklane ja tegutseb Alabamast, öeldes: õige režiimi muutus ja ilmselgelt riigi tagastamine rahvale diktaatori asemel, las neil olla demokraatia. USA ja Iisrael tegid selles vallas häid edusamme juba operatsioonide Eepiline raev ja mürisev lõvi alguses. Juba konflikti esimesel päeval tuli uudis, et Iraani ülemjuht Ali Khomeini oli koos mitme teise Iraani režiimi võtmetegelasega maa all elimineeritud. See oleks võinud luua eeldused juhtkonna vahetuseks. Trump ise väitis 5. märtsil, et tahab osaleda Iraani uue juhi valimisel, kuid see nõudmine jäeti tähelepanuta. Iraan nimetas peagi pärast seda Ali Khamenei poja Mujtaba Khomeini uueks kõrgeimaks juhiks. See ametisse nimetamine on löök ideaalsele režiimi muutuse stsenaariumile, nagu CNN märkis oma 4. aprilli raportis. Kuigi Trump on nüüd nimetanud uut Khameneid vähem radikaalseks ja palju mõistlikumaks, ütleb väljaanne, et teised väidavad, et USA on suutnud asendada ühe karmiliinilise režiimi teisega, mis saab olema palju hullem. Mona Jakubian, kes on strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse Lähis-Ida programmi direktor, on üks neist eriarvamust omavatest häältest. Ta märgib, et see režiim on karmim, vähem kompromissialdis ja ausalt öeldes palju otsesemalt seotud IRGC ehk islami revolutsioonilise kaardiväega. Oleme näinud tolleaegse Iraani valitseja kõrvaldamist, kuid see ei ole toonud kaasa olulisi muutusi selles, kes võimu omavad või milline on nende positsioon Ameerika Ühendriikide suhtes. Režiimi muutus on saavutatud. Lihtsalt mitte selline muutus, nagu USA sooviks. Siiski näitab vanema Khamenei kõrvaldamine, et USA-l ja Iisraelil on võimekus ja luureandmed kõige olulisemate isikusihtmärkide kõrvaldamiseks Iraanis. Tõenäoliselt võiksid nad ähvardada selle võimekuse kasutamisega, et nooremad hominid mingil määral kontrollida. Või võiksid nad lihtsalt rünnata uut juhti, siis järgmist ja siis veel järgmist, kuni Iraani režiimi enam ei eksisteeri. See võtaks aega ja nõuaks palju luuretegevust, kuid see oleks ikkagi võit USA jaoks. Sama kehtib ka teise variandi kohta, kus Iraani rahvas tõuseb režiimi vastu üles ja kukutab selle USA põhjustatud hävingu taustal. Georgetowni rahvusvaheliste suhete ajakiri toob selle võimalusena esile, eriti kuna noorema Khamenei ametisse nimetamine on Iraani režiimi tasakaalu rikkunud. Institutsionaalne tasakaalutus on nüüd probleemiks režiimile, mis on nii kaua suutnud oma võimu säilitada, surudes maha kõiki vastaseid.
pea meeles, et just režiimi reaktsioon 2026. aasta varasematele protestidele pani aluse sellele, mida me praegu Iraanis näeme. Nii et on selge, et Iraanis on palju režiimi vastaseid meeleolusid. Või täpsemalt öeldes on toimunud polariseerumine. Ühel pool on need, kes toetavad režiimi ja selle poolt propageeritavad karmiliinilist doktriini. Teisel pool on need, kes lootsid, et Khamenei surm võiks tuua kaasa põhjalikud muutused. See muutus pole veel toimunud, kuid ideaalstsenaariumis USA ja Trumpi jaoks leiaks Iraani rahvas viisi, kuidas tõusta üles ja režiimist vabaneda. See ei ole tõenäoline, kuni pommid veel lendavad. Aga võib-olla hõlmab pikaajaline plaan operatsiooni Eepiline raev jaoks USA spetsialistide saatmist, et organiseerida ja toetada rahva ülestõusu režiimi vastu, minimeerides samal ajal riski USA vägedele. Praegu valitseb Iraanis kaos, nii et pole paremat aega sellise ülestõusu toimumiseks. See lihtsalt ei saa juhtuda, kui need, kes tahaksid üles tõusta, seisavad silmitsi Iraani revolutsioonilise kaardiväega, kes surub nad maha, kui nad pole organiseeritud. Kuninglik ühendatud teenistuste instituut ütleb, et kohene ülestõus on juba eost lämbunud, kuigi tulevase ülestõusu alus võib olla loodud. Selline ülestõus lahendaks Hormuzi väina probleemi, mida me varem mainisime. Kas ka USA rikastatud uraani eemaldamine, mis võimaldab Iraanil kujutada endast tuumaohtu Pärsia lahe piirkonnale, lahendaks selle? Me puudutasime seda võimalikku võidutingimust USA jaoks varem ja see annaks kindlasti USAle mõjuvõimu, mida nad saaksid kasutada Iraani survestamiseks Hormuzi väinas. Trumpi administratsioon võiks samuti kasutada Iraani rikastatud uraani eemaldamist käegakatsutava tulemusena, mille põhjal väita, et kõik oli seda väärt. Senator Cynthia Loomis Wyomingist peab seda kindlasti võidu tingimuseks, nagu ta ütleb ajakirjale Time. Võit tähendab seda, mida president Trump ütles olevat lõppeesmärk. Iraan ei tohi kunagi saada tuumarelva ning neil ei tohi olla ballistilisi rakette ega droone, millega tuumarelva kaitsta. Võib-olla ongi see nii. Operatsioon Eepiline raev võis isegi ilma otsese eemaldamiseta olla suunatud Iraani režiimi nii tugevale survestamisele, et nad loobuksid tuumaambitsioonidest, mida USA nendel omistab. CNN teatel on uue ülemjuhi Mujtaba Khomeini tuumaseisukoht ebaselge, kuigi Iraani revolutsiooniline kaardivägi on korduvalt väitnud, et Iraan võib hakata eemalduma rahumeelsest tuumaprogrammist. See üksi võiks olla õigustuseks operatsioonile Eepiline raev, vähemalt paljude Trumpi administratsiooni liikmete arvates. Me ei saa ka mööda vaadata faktist, et Iraanil on üle 440 kilogrammi ehk 970 naela uraani, mis on rikastatud plahvatusohtliku U-235 uraani isotoobi 60%-ni. See uraan tuleb veelgi rikastada, et jõuda tuumapommi jaoks vajaliku 90%-ni. Kuid lõviosa sellest tööst on juba tehtud ja Iraanil võib tuumarelva tasemeni jõudmiseks vaja minna vaid nädalaid, kui nad otsustavad tuumarelvastuda. USA tahab veenduda, et see ei saaks juhtuda. See on alati nii olnud. Parim stsenaarium, mis tähendaks, et operatsiooniga Eepiline raev seotud risk on end ära tasunud, oleks Iraani režiimi kokkuvarisemine ja nende oletatavate tuumaambitsioonide kõrvaldamine. Esimene tähendaks, et paljud halvimast stsenaariumist tulenevad probleemid oleksid lahendatud, eriti Hormuzi väinas ja Pärsia lahe piirkonnas toimuva osas. Ja ilma rikastatud uraanita ei oleks Iraan enam Pärsia lahe kiusaja. Viimane küsimus on lihtne. Kumba neist kahest stsenaariumist peetakse tõenäolisemaks? Sellele küsimusele vastamise jätame kommentaarides teie hooleks. Samal ajal valmistavad USA väed ette maismaa operatsiooni, mis võib kõike muuta ja see võib hõlmata Iraani tuumamaterjale. Vaadake meie videost rohkem infot ja ärge unustage tellida The Military Show'd, kui soovite näha rohkem selliseid analüüse Operation Epic Fury kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!